Kõik head. Nii, tulin täna õppesõitu ja näen, Transpordiameti riiklik sõidueksam auto siin pargib. Mõtlesin, et kasutan seda head võimalust ära ja küsin, äkki on mõned head nipid jagada. Kuidas eksamil kindlasti läbi saad? Jaa, on ikka. Põhiline, millele tuleks nagu rõhku pöörata, on iseenese ohutus. Siis on teiste ohutus ja siis vaatame, kuidas liiklusseadust järgida. Siis on kõik tehtud, väga lihtne. Nii lihtne ongi või? Jah, 3 väikest näpunäidet. Enda ohutus, teiste ohutus ja liiklusseadus. Täpselt. Korralik sõiduarvustus, käitud ise ohutult, ehk siis järgida õigeid kiirusi, vajadusel vähendad, et vastad ilmastiku ja teeoludele või üldse liiklusolukorrale teel. Ja siis vaatad, kuidas teised, et teisi märgata alati, see tagab siis ka teiste ohutuse. Eks siis varsti kohtume eksamil siin samas. Väga hea. Olete tere tulnud. Jah, aitäh. 3. sõidutund, varustus seljas. Ja nüüd? Vali ratas, läheme sõitma. Valin ratta. Mis see on valida, jah? No see. Siin ei ole küsimustki. See. Kas oled sellega enne õppinud? Ei. Aga ma olen koolis. Võib minna sellega või? Ei. Miks? Ei. Miks? See nõuab juba natukene kogemust. Okei. Aga kui ma selle eksami ära teen, siis lubad sõita või? Siis ma mõtlen. Mis siin mõelda on? No jääks, ma siis võtan selle. Kumba võtad? Ma tahaks öelda, et selle. Tubli. Liisa A-kategooria õpingud jätkuvad. Tsikli kontrollimine on juba hästi selgeks saanud, kuid sõiduoskuse omandamisega tuleb veel vaeva näha. Ja vaatad, kuhu kaugele tulevikku. See tulevik on seal pööses. On vana tõde, kui inimene midagi mõtleb, siis seda ka tema saab. Midagi juhtus. Ma lasin siduri lahti vist. See tagurpidi käika. Ma nagu kardan veits. Mida sa kardad? Seda. Mida? Et ta läheb liiga aeglaseks ja siis läheb liiga kiireks. Näe. Nagu... Jää korra seisma. Oota. Nii. Proovi siin teha siis niimoodi, et saad liikuma, lase see sidur täiesti lahti. Aha. Ja siis võtad, ei vajuta gaasi, ei kasuta sidurit. Hoiad käed ainult siin peal ja siis sõidad ja siis teed neid pöördeid. Ta on piisavalt võimas mootor, et vedada täiesti tühi käigul seda asja edasi. On jah. Ei pea vajutama gaasi, mitte midagi. Lihtsalt sidur lahti ja lased tal tiksuda ja siis lähed. Et mitte ainult ei vaata silmadega, vaatad nina ja lõug peavad ka sinna minema, kuhu sa tahad vaadata. Ehk siis sealt tuled, siis sealt juba vaatad sinna taha. Alati pea käib enne. Pea on nii raske. Siis pead tegema harjutusi igasuguseid. Ja. Siit diagonaalis lähed, siit juba vaatad sinna taha. Ja siis jääb pilk sinna. Sirgeks lähed, siis vaatad sirgelt siin ette. Ja. Lähed sinna kuni siia peaaegu nurgani ja siit sul on vaja tagasi keerata, siit vaatad juba siia. Ja pilk jääb ja lähed sinna. Kogu aeg käib pea edasi-tagasi, õlast õlani. Et ainult silmast ei piisa. Nina ja lõug peavad ka minema. Ja mäletad, mis ma ütlesin käinud kord, see natukene siuke uhke mootorrattur. Et mitte ei ole siukene norus, vaid kogu aeg on pea natuke siuke. Läks. Ma ei saa ju kohe pöörasta minna. Oota.
Lase sidur lahti. Ta läheb nii kiireks siis Ei ju. lähe, ei lähe. Ta jääb selliseks. Nii. Opi, oota, see läheb välja. See on liiga kiire. Liiga kiire või? Jaa, Noh. Siis tee aeglasemalt alguses. ma ei oska. Aga siis tee niipidi, et sa teed selle kiirusega, aga tee alguses suuremaid. Jalgu ei pane maha. Jalad hoiad seal peal. Jalgadega hoiad paagist kõvasti kinni. Näe. Pekki küll. Hästi kõvasti hoiad jalgadega paagist kinni. Vaatad kuhu? Sinna. Just. Oota, ma teen suuremalt nüüd. Juba hakkad siia vaatama. Sellepärast sul lähebki jalg maha, sul läheb hoog liiga väikseks Ja. ja siis sa hakkad kukkuma. Ja. Lase see sidur lahti Oota siis. ja tee suuremaid kaari alguses ja siis teed järjest väiksemaks. Okei. Siduri pealt võta ära käsi kohe täitsa. Oota, see ei Kuhu sa vaatad? Kuhu sa vaatad? Ma ei tea. Metsa. Nüüd vaatad mind juba. Ei, ma ei saa. Vaatad ja keerad. Mis toimub? Ma ei saa nii. Juba hakkab tulema. No sidurit ikka. Sidurit pole vähe. Ma kardan, ikka karda. kiire on. Kui sa saad hoo liiga maha, siis sa kukud. Ma tean. Noh, sa tahad kukkuda. Ju siin keeru peal niimoodi. Sul on mingi eesmärk on kukkuda või? Ah? Eesmärk on kukkuda või? Ei, Nii, siis ära hoia seda sidurit. ma ei saa ju. Miks ei saa? Nii kiire on. Kus sul kiiret on? Ma ei tea, noh. Ta ei lähe üldse see värk siin. No ta ei keera! Kes sa siia põõsi siia pani? Kuidas oli enne sind siin? Tuleb. Ma vaikselt timmin. Saad keha ja pilgu paika on juba parem. Ma vist leidsin nippi enda jaoks. Vist ei leidnud ka. Kas selle sai ka aegseks nimetada üldse või? Mine tee vahepeal üks aeglane sõit. Oota, ma ei taha, ma hakkas just välja tulema, nüüd sa ajad ära ammusid. Okei. Ringi käime lihtsalt. Nii, No kuidas on? okei. Okei või? Või on päris okei või? Täitsa okei on. Täitsa okei. Aga jah, kuidas käed on? Selg, väsinud ei ole midagi? Ei ole, Kõik on hästi? praegu ei ole. Jalad Jalad on otsas. võiks olla väsinud? Ah. Natukene võiks juba väsinud olla. Võiks või? Muidugi. Ei ole. Sa ei pigista piisavalt palju sinna paaki ennast. Sa oled, jalad vahepeal käivad Tüta-lüta või? ja tilla-tölla, ma ütleks isegi. Tilla-tölla isegi Jah, või? jah. See on juba ju kraad kangem kui Absoluutselt. Ehk siis seal pead korralikult ennast kinni hoidma. See on nagu põhikoht, kus kohast hoiad hästi kõvasti ennast kinni, mootratte küljes. Nii, aga lähme nüüd edasi. Siin on 6 koonust. Koonuste vahelt pead läbi sõitma. Üks ühelt poolt, teine teiselt poolt. Jällegi sul on kasutada joonest jooneni. Ühest joonest teiseni. Sa ei pea siit kõrvalt väga sõitma. Saad sõita isegi suurema kaarega. Ühtegi koonust vahele jätta ei tohi. Järjest pead kõikide koonuste vahelt läbi sõitma. isegi Nagu harjutades ei tohi No harjutades võid. Väikeste mööndustega. Aga sa praegu juba suudad pöörata, et juba ei peaks vahele jätma. Samad tingimused, mis siin teistel harjutustel. Jalga ei tõsta, jalaraua pealt jalga maha ei pane, koonus otsa ei sõida, piiridest välja ei sõida, maha ei kuku.
kõik lihtsad asjad. Ehk siis sa võid alguses proovida, kui tundub jube kitsas. Et proovi üks ja teine nii-öelda ära, et vaata, kui ei mahu, mine suurema kaarega. Pilk jällegi, sa ei vaata seda koonust siin, ei vaata teist koonust. 3., 4. koonus või pigem isegi viimast koonust. Ehk siis pilk on ikkagi jätkuvalt kogu aeg horisondi peal. See tegelikult on ju, kui sa vaatad kaugele, sa näed alt tegelikult ka. Aga kui sa vaatad siia alla, siis sa sealt kaugelt ei näe midagi. Ehk siis see ongi põhiline, sul on see silmavaade, jääb sinna kaugele, sa tegelikult näed, mis sul seal allpool toimub. Ilusti näed neid koonuseid ka. Ehk siis koonuste peale ei vaata otseselt, kohe sõidad koonuse otsa. Et see on see, kuhu vaatad, sinna lähed. Aga mis see nipp on nagu? Nipp ongi see, et sa vaatad kaugele. Ja keerad ühele ja teisel pool. Seda asja peab siin ka liigutama. Teine nipp on see, mis ma selle enne just ütlesin, puusad käima. Ehk siis siin on keerad puusadest. Hästi kõvasti hoiad kinni ja siis keerad. Samba või mis iganes need tantsud, rumbad ja kõik asjad, mis praegu meelde tulevad. Tango, ma tahaks öelda, et lauselt tango. Tango, see ei ole. Pigem on samba. Sinu jaoks on see karneval. Mitu õpilast siin harjutuses kukkunud on? Mitte ükski. Mitte ükski või? Ei. Ehk siis siin ei kukku keegi. Pigem sõidetakse vastu koonust või sõidetakse siit välja. Need on nagu suuremad ohud. Kukkumisoht ei ole siin suur. Kukkumisoht ei ole suur. Alguses jällegi võid selle siduriga nagu natuke hoogu maha võtta, kui tundub, et liiga kiire on. Aga tegelikult jällegi see on sõidetav esimese käiguga, tühi käiguga, täiesti rahulikult. Nojah, ega siin mingites olukordades ongi tunne, et see nagu sikkel vajab kiirust, et ta nagu läheks, aga samas sa ise oled nagu selline, mis sõnas oli? On kiirus, seda rohkem pead sina ise vaeva nägema, et see sikkel püsti seisaks. No, nii on, mida suurem on kiirus, seda rohkem hakkavad need teised jõud sind ennast püsti hoidma. Aga see õppija aju nagu ütleb, et ära sõida nii kiiresti. See nagu see ei usaldavata seda kõike veel. Oi, jammal küll. Harjutus algab siit või? Jah. Ja tegelikult on ju kõik harjutused käivad jooksvalt. Sa sealt tuled ja juba kohe teed selle ka. Okei. Et siin ei olegi sellist, et start ja läks ja... Start on ainult seal. See on ainuke start, kust kohast hakkad pihta, kõik ülejäänud teed järjest. Põhimõtteliselt jalgu vahepeal maha ei pane. Et muudkui aga sõidad kõik harjutused järjest läbi. Jalad maha paned seal pidurdamiste juures. Seal ei pane, siin ei pane, mujal ei pane. Kõik käib jooksvalt. Nojah. Ma panen siis... Jalad suru paaki. Kõvasti suru paaki. Sinna vaata. Tšau. Suru kõvasti, jalad paaki. Tuleb. Mu puusad ei liigu üldse. Jalad kõvasti paaki. Vaata kaugele. See tuleb tal ju suurepäraselt välja, kas pole? Kuidas tunnen? Päris hea. Tuli küll ju. Tuleb. Nüüd proovi niimoodi, et sa sidurit üldse ei puutu ja pidurit ei puutu. Lased siduri lahti ja läheb. Käed ka lahti ju? Ei, käsi ei lahti. Selleks on veel natuke vara. Okay. Aga jah, sidur lahti, pidur lahti. Gaasi ei vajuta, ei keera. Lihtsalt lähed. Nagu teoorias tegelikult peaks nagu tegema selle harjutus ikkagi ära nagu nii, et sidurit üldse ei näpi. Nagu eksamil. Ei ole, seda ei ole määratud kuskil. Ei, absoluutselt. Sul endal on lihtsam, kui sa lased selle nii-öelda liikuma, ta hakkab hoidma sind ise püsti. Siis ongi see, et keerad ja muud lähed. No minu puusad ei teid siin mitte ühtegi rütmi. Kohe vaatame. Tee paar korda ära. Kas tänase tunni eesmärk on panna Liisa puusad liikuma? Ma leian sulle asja, mis su natukene liikuma ka panema. Tee paar korda ära niimoodi, et sa sidurit ei kasuta. Siis teeme asja natuke põnevaks. Paneme siia veel koonuseid. Kohe näed. Kiireks läheb. No näed!
Jalad kõvasti paaki ja läks ja puusad tööle. Millised tööd? Teeme natukene põnevamaks ka selle asja. Saame need puusad tööle. Nihutatud slaalom. Peab rohkem kallutama ja rohkem puusadega töötama. Meil sa timmid seal? Tee slaalomit või? Oota. Nüüd pane puusad tööle korra. Pole vajadust. Siitpoolt ei lähe ju. Ei no eriti mugav. Pane oma puusad nüüd tööle. Sealt poolt. Miks? Ja nüüd tööle puusad. Mis ma tegin? No, mis juhtus? Situri lasin täiega lahti ja siis tõmbasin täiega kinni. Ja siis panid gaasi ka natuke. Gaasi kohe natuke. Mismoodi gaasi läheb? Sul on käsi siin. Jah. Näed, see käsi on lukus, siis sealt kohe tekib see. Ehk siis kui on vaja keerata rohkem keha ettepoole, sul käed ei lähe lukku mitte kordagi. Käed peavad jääma mõnusalt. Sealt oligi see, et sa lasid siduri lahti, natukene gaasi ka. Ja oleks võinud sinna vasse ka minna. Oleks võinud, jah. Aga muidu, slaalom. Tuleb küll ju, ma ütleks. Ei, lõpuni ei saanud siin mitu korda. Mitu korda? Ja, ükskord läksid siin kergema vastupanu teed ja... Ja. Tegelikult läheb päris vähe ruumi vaja. Muidugi. Et seda nagu teha. Tee kõik 3 harjutust läbi. Mine aeglasesse, tule tee slaalom, tee 8. Okay. Ja siis tee 1 korra veel. Ja siis lõpetame ära. Kas eksamil on nendel nagu harjutustel mingi kindel järjekord? Meie platsi peal üldiselt on, et hakatakse aeglasest pihta, tehakse slaalom, tehakse 8, äkiline pidurdamine, 30 põige, pidurdamine teatud kohta, 50 põige ja mootorratta parkimine. Okay. On üldiselt siin need järjekorrad, aga need võivad varieeruda. Ei ole niisugust kindlat ei ole, aga see on üldiselt. Enamus kordades on niimoodi. Aga kas see harjutuste aeg hakkab nagu käima siis, kui tsikkel on üle vaadatud, on ju? Ja. No siin otseselt aega ei ole määratud. Platsi sa pead kõik harjutused ära tegemiseks. tegema. Ei, siin aega ei ole määratud. Ei ole ka või? Ei. Sa pead lihtsalt kõik harjutused ära tegema. Sest mõningatel juhtudel on see, et sa pead tegema 2 korda. Kui läheb valesti, siin sõidad näiteks joone peale või siit välja, pead tegema uue katse. Et siin ajaliselt ei ole piiratud. No, okay. Aga kiiremad siin suudavad 4-5 minutiga ära teha kõik. Edast tagasi valmis, tuld linna. Mina millegipärast arvasin, et on 10 minutit aega siin platsi peal. Siin ei ole aeg määratud. See on küll hea uudis. Ja see, et on 2 katset. Mis sa veel tahad? Lihtne. Jah? Just koonusesse ei sõida. Koonuse pihta sõidad, siis on kohe eksam läbi. Koonusesse ei sõida, jalga maha ei pane? Ei kuku ka. Kui see on nagu jalg on maas, siis sa juba kukud ju. Kui sa jala maha paned, siis saad uue katse. Et siis see ei lõpeta automaatselt ära, vaid siis saad uue katse. No selge, oli meeldiv vestelda, aga ma pean nüüd minema. Läks kiireks, jah? Sõidutunni aeg siin jookseb. Ja siin ei ole aega magab mõnegi. Pane need siis sirgeks. Ole täitsa. Ilma sambata. Sa poiss. Ei ole tõukeratas, see mootorratas. Ma tean, ma ju olen pöördes. Jalad paaki! Näed, sul on nad ju kõveralt alles. Siis puusa töö ongi. Sa pidid sirgeks panema ju. Ei. Keera. Näed, tuli välja küll. Kuule, aga mul on sidur täitsa lahti nüüd. Väga mugav. Ära hoia sidurit kinni üldse. Hea, väga hästi.
mida pekki noh? Kaugemale pead vaatama veel. Kuhu kaugemale? Lükka õlg tahapoole. Ah? Lükka õlg tahapoole. Ma kuule sind. Lihtsalt ei taha kuulata, sa ignoreerid lihtsalt. See on ka variant minu puhul. Noh. Aga kuidas siit nagu välja saab? Lihtsalt teed sirgeks ja... Midagi õppisid ka? Jaa. Slaalom on lihtsam, kui ma jällegi kartsin või arvasin. Okay. Tegelikult ongi kõik lihtne. Palju on sellest samast. Saad kehasendi paika, saad pilgu paika, juba ongi kõik hästi. Jalad sinna paagi külge, juba ongi kõik paremini. See jõuab sul varem või hiljem, jõuab sul endal ka kohale see, et sa ei vaata nina ette, vaid sa vaatad kaugele. Kohe on lihtsam, kui sa vaatad sinna kaugele. Nii kui sa hakkad nina ette vaatama, kohe hakkab niisugune tasakaal läheb. Pidurdamiste puhul varsti tuleb täpselt sama lugu. Nina ette vaatad, siis hakkab kohe ära minema. Et kõik need asjad, keha, pilk, käed, jalad, kogu aeg, tervik. Aga see oli küll huvitav. Keerasin pea ära ja siis ma tõmbasin õla sinna. Et on ju pea õla. Et õpetaja oleks rahul. Jah, on pea õla nagu saaks ju nii teha. Mis ongi vajalik. Ei, no niimoodi. Noh, kõik hästi ju. Jah, eks ole. Nagu nii on vaja. Just. Okei. Väga. No aga lähme. Baasi. Jaa. Millal ma teise käigu peale võin minna? Järgmine kord. Järgmine kord või? Jah. Okei. Okei. Tere! Tere! Täna läheb koju ära või? Tagasi või? Sellepärast oledki siukses vihmariietuses või? Jah. Ei lähe mis koju. See on ideaalne siklasõidu ilm. Vihma sajab ju. Putukaid ei ole. Vesijahutus endast käest võtta. Taevast. Jummast tean. Vesijahutus? Muidugi noh. Siis ei ole ainult mootorrattas vesijahutusega, ise oled ka vesijahutusega. Okei. Aga ei jää enam midagi. Meil on ju eesmärk ees. Tuleb selgeks saada. Ja aega väga palju enam ei ole. Kuidas see nüüd oligi? Mootorratturi jaoks ei ole olemas kehva ilma, on olemas vaid kehv riietus. Kõik on lähna! Ei see väike vihmasabin tee Liisale mitte kui midagi. Saame seda näha järgmises osas.